Elon Muski intervjueeris hiljuti The Economist, kus temalt küsiti, kas ta on moslemivastane ja tema vastus üllatab teid, sõbrad. See on ilmselt üks parimaid intervjuusid, millega meid sel aastal on premeeritud. Valmistu selleks. Kas te olete moslemivastane? Ma olen küll. Jah, ma olen vastu. Kui inimesed tulevad riiki vastandlike vaadetega, siis ma olen selle vastu. Ma olen selle vastu. Tead, ma olen vastu. Vägistamise ja mõrva vastu. Ma olen vastu sellele, et reegleid ja seadusi, mis on vastuolus sellega, mida me oleme läänes omaks võtnud. Ma mõtlen, ma ei tea, kas saaks paremat vastust kui see. Ei, ma ei ole otseselt moslemite vastu, aga ma olen vastu paljudele asjadele, mida islamiseerumise peale tung endaga kaasa toob. Nüüd läheb see intervjuusid ainult paremaks ja paremaks, kui ta võtab korralikult ette selle valge privilegeeritud naise. Te kõik teate, jah, ma olen valge, jah, ma olen naine. Aga ma arvan, et need woke ajakirjanikud on ühed kõige ohtlikumad inimesed maal, sest nad suruvad peale nii hullumeelseid ideoloogiaid ja see intervjuu lihtsalt kinnitab seda lihtsalt veelgi. See kinnitab sõna otseses mõttes seda, et see naine, kes muide on uskumatult ennast täis, pärineb väga kõrgest klassist. Nii palju, kui ma aru saan, käis ta Inglismaal eratütarlaste internaatkoolis, mille õppemaks on umbes $60,000 aastas. Ta on ajakirja The Economist peatoimetaja. Tema nimi on Zanny Minton Beddoes ja kui see ei ütle sulle juba kõike, mida vaja, siis Elon Musk kutsuta tegelikult välja, öeldes otse, et ta on täielik elitist ja ei ole kooskõlas sellega, mis tegelikult toimub. Aga liigume nüüd selle intervjuu parimate osade juurde. See on Elon Musk tõeliselt oma parimas vormis, sest ta ei hoia end tagasi. Ja on põhjus, miks see mees on saanud planeedi Maa kõige edukamaks meheks. Ja see on sellepärast, et ta on tõesti valmis tegema seda, mida ta arvab, et on vaja teha ning ei allu lihtsalt avalikule arvamusele. Ma mõtlen, kuulake, mida intervjueerija temalt küsib. Milline jultumus? Sa ei ela sealgi. Ma mõtlen sellest kui omamoodi kogu läänerannikust tervikuna. Aga kas sa mõistad, miks see paneb inimesi arvama, et see mees, kellel on kogu see võim, ta on maailma rikkaim mees, arvab, et tal on õigus mõjutada meie poliitikat. See paneb inimesi... See ongi põhjus, miks me alustasime seda vestlust ülivõrretega. See on põhjus, miks inimesed sind vihkavad. Ma mõtlen, mõned inimesed tõesti vihkavad. Ma mõtlen, ta on tegelikult intervjuus ja ütleb Elon Muskile, et inimesed armastavad teda tema arvamuste pärast. Kuulame, mida tal öelda on. Tere, jah. Mõned küll. Aga kas sa saad aru, miks? Kas sa arvad, et see, mida sa teed, on kasulik lääne demokraatiale? Võib-olla mõned inimesed tõesti armastavad mind. Ja see on ilmselt tõsi. Mind ei huvita. Aga fakt, nagu sa välja tõid, et veerand miljardit inimest jälgib mind, tähendab, et ma arvan, et ma tegelikult meeldin palju rohkematele inimestele kui neile, kellele ma ei meeldi. Ja ma arvan, et palju rohkem inimesi vihkab sind ja meediat, kui sa arvad. Ma mõtlen. 250 miljonit inimest jälgib mind ja kuulab mind, aga inimesed põlgavad meediat. Kas sa tead seda? Kas sa tead seda? Ma mõtlen, see on fantastiline, sest tal on õigus, sest meedia on teinud nii palju kahju, mida Elon Musk jumal tänatud üritab tagasi pöörata. Kas te kujutate ette maailma, kus Elon Musk ei usuks sõnavabadusse? Maailma, kus X päriselt ei eksisteeriks? Kus maailma rikkaim mees üritaks peale suruda hullumeelseid ideoloogiaid, nagu nii paljud maailma rikkaimad inimesed praegu teevad? Ma mõtlen, ta on praegu ainuisikuliselt sõnavabaduse kaitsja internetis ja see on hämmastav vaadata, sest ta on vähemalt selge mõtlemisega. Aga osa probleemist on see, et see meedia, kes teda intervjueerib, on püüdnud kujutada Elon Muski ideoloogiaid kui äärmuslust, nagu näete järgmises klipis. Aga Elon Musk annab minu arvates üsna täpse vastuse. Nii paljud meist on lihtsalt tüdinenud sellest, et meid tembeldatakse äärmus parempoolseteks lihtsalt sellepärast, et meil on natukenegi kainet mõistust. Mida tavalisi inimesi nimetatakse ekslikult äärmus parempoolseteks? Sa arvad, et see on tavaline inimene? Olgu. Jaa. Tõepoolest, kui minna 10 või 15 aastat tagasi, olid need poliitikad täiesti tavalised.
tegelikult üks nipp, mis minu arvates on naljakas, päris naljakas, on võtta kõne Obamalt ja Hillarylt. Ja siis minna kellegi juurde, kes on minu sõnul sellisel, mida ma nimetan hullumeelseks vasakpoolsuseks ja küsida, mida sa arvad sellest Trumpi kõnest? Vastus, vau, ta on kõige hullem inimene üldse. Tegelikult oli see Obamat pärit kõne või tegelikult oli see Hillarylt pärit kõne. Ma mõtlen, tal on siin omajagu õigus. Tal on õigus, kui vaadata tagasi nende gei, abielu, transsooliste teemade või muu sellise vastase retoorika juurde, siis neil olid või vähemalt nad teeseldasid, et neil on normatiivsed seisukohad. Kuna äärmuslik vasakpoolsus on muutunud aina äärmuslikumaks, on nad kuulutanud kõik, kes on sisuliselt tsentris, paremäärmuslasteks, sest kõik kardavad, et neid nimetatakse paremäärmuslaseks. See tähendab, et sa oled rassist, sa oled kohutav ja vägivaldne ning sisuliselt oled sa nats. Sellise tähenduse see on saanud, aga see ei ole tegelikult tõsi. Paljud meist ei ole üldse paremäärmuslased. Paljud meist on tegelikult üsna tsentristlikud ja normaalsed. Me lihtsalt usume, et sa ei taha, et sinu piiridel oleks tõeline oht. Ma olen nõus, et selle riigi raskuskese on nihkunud. Kindlasti on Demokraatlik partei liigunud vasakule, aga sellest ma ei räägi. Ma räägin inimestest nagu Rupert Lowe ja... Tegelikult on need lihtsalt tavalised inimesed. Need on lihtsalt tavalised inimesed. Need on lihtsalt tavalised inimesed. Ja siin on põhimõtted. Ütle mulle, millised neist kõlavad kohutavalt. Et meil peaksid olema turvalised piirid. Et meil peaksid olema ohutud linnad. Et meil peaks olema mõistlik kulutamine. Milline neist kolmest on äärmus parempoolne? Ja ma tahaksin lihtsalt manitseda teid ja meediat selle absurdse äärmus parempoolse sildistamise eest. See on vale, eksitav ja mõttetu. Palun jätke see osa sisse. Me jätame selle kõik sisse. Ma lihtsalt armastan teda. Vaata, ma ei nõustu kõigega, mida ta teeb ja millest seda usub, aga ma armastan teda. Näiteks, teie, meedia, nimetate meid äärmus parempoolseteks. Milline osa neist põhimõtetest on hullumeelne? Ja tema on nagu, sina ajad jama suust välja, sest meie oleme loogilised inimesed. Meie oleme normaalsed. See on lihtsalt väga lihtne. Ja ausalt öeldes, see on tegelikult päris värskendav, kallid. Kas te ei tunne end õigustatuna? Sest ka teie olete tundnud, et kui te jagate oma arvamusi ja asju, siis teid visatakse välja. Teid hakatakse nimetama äärmuslaseks. Aga tegelikult tundub see teile lihtsalt normaalne. Te teate, et ei ole äärmuslane. Te teate, et olete lihtsalt tavaline inimene ja tahate oma lapsi kaitsta. See, et ta toob sisse Rupert Lowe'i teema. Te teate, kes Rupert Lowe on. Tema paljastas seksuaalse ärakasutamise jõugud. See peaks olema täiesti normaalne asi. Kui teie riigis tegutseks süstemaatiline vädistamisjõukude süsteem ja keegi püüaks selle paljastada, siis see ei ole paremäärmuslik asi. See on normaalne. Nüüd jälle, võib-olla on Rupertil äärmuslikud parempoolsed vaated. Ma ei tea. Ausalt öeldes mind see ei huvita. Aga see, mille poolest ta tuntud on vägistamisjõukude paljastamine. Selle poolest ta ongi tuntud. Ja neile meeldib seda lihtsalt äärmuslikuks käitumiseks nimetada, sest on inimesi, kes juhivad tähelepanu sellele hullumeelsusele, mis internetis toimub. Ma mõtlen, kallid, me oleme sellest tõesti väsinud ja tundub, et ka Elon on. Ma mõtlen, ta sõna otseses mõttes kritiseerib teda Rupert Lowe'i raporti seksuaalse ärakasutamise jõukudest toetamise eest. Sa ei toeta mitte ainult populistliku parempoolsed, vaid ka äärmus parempoolsed. Tegelikult isegi väga äärealuseid parteisid mõnes riigis. Ei, ma toetan tavalisi inimesi. Olgu, keda sa nimetad ekslikult äärmus parempoolseteks? Sa arvad, et see on tavaline inimene. Olgu. Jah. Ja tal on õigus. 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 Me oleme tavalised inimesed, kellele ei meeldi mõte laste seksuaalse ärakasutamise jõukudest ja kellele ei meeldi mõte, et äärmuslikud ideoloogiad tungivad meie riikidesse. Ja me ei arva, et meie valitsused peaksid lihtsalt avaliku surve tõttu lubama meie lastel muutuda millekski, mida nende õpetajad neile peale suruvad, mis ohustab ja hävitab neid füüsiliselt kogu ülejäänud elu jooksul. See on nagu normatiivne poliitika, see on normaalne ja ometi nimetatakse meid äärmus parempoolseteks. Ma ei oska öelda, mitu korda mind on nimetatud äärmus parempoolseks ja ma olen sellest tegelikult väga kaugel. Aga meedia ja vasakpoolsed kardavad nii väga, et inimesed saavad aru, see on lihtsalt normaalne ja ratsionaalne vaatenurk, et nad nimetavad seda millekski, millest keegi ei julge midagi öelda.
ja kui see inimene, see toimetaja, mis iganes tema nimi ka poleks, ma ei mäleta tema nime, Zani Minton Pedos, küsib temalt, miks ta on nii häälekas selle suhtes, mis Inglismaal toimub. Ma mõtlen, tema vaatenurk on selline, et vaadake, Inglismaa on lihtsalt näide sellest, mis hakkab mujal juhtuma. See on Jean Pellegrino sõnul. The Economisti peatoimetaja Zani Minton Pedos käis tüdrukute erainternaatkoolis Shropshire'is, kus õppemaks ulatub kuni $50,000. Ta sündis ja kasvas üles Shropshire'is, mis on üks Inglismaa jõukamaid maapiirkondi. Ta kritiseerib Elon Muski öeldes, et tal pole Ühendkuningriigis õigus. Tal läheb seal väga hästi. Elon vastab, et ta elab suletud maailmas. Vaatame. Nad ütlevad asju nagu tsiktaat. Kodusõda Suurbritannias on vältimatu. Küsimus on ainult selle... Yes. Millal sa viimati Ühendkuningriigis käisid? Mõni aasta tagasi. Täpselt. Ma elan seal, ma olen kogu aeg seal. See on uus. Sa elad eraklikku elu. Ei. Tegelikult ei ela. Ja numbrid lükkavad ka su väite ümber. Kõik numbrid näitavad, et London on palju turvalisem linn kui ükskõik milline linn Ameerika Ühendriikides. Vägivaldne kuritegevus Ühendkuningriigis ei ole seal, kus sa arvad. Tegelikult see väheneb. Sa oled maalinud ja kuna sul on nii palju jälgijaid, siis nii paljud ameeriklased usuvad seda sellise pildi, et Euroopa ja Ühendkuningriik on justkui, tead küll, üleujutatud hirmuäratavate moslemitest immigrantidega. Et igal nurgal toimub vägistamine, et toimub mingi tsivilisatsiooni hävitamine. Ma pole midagi sellist öelnud. Kui sul on suur... Ma ei ole midagi sellist öelnud. Ma armastan neid. Ta ütleb, ei, ma tegelikult ei öelnud seda. Sina ütled seda. Mina ei öelnud neid asju. Ja kiiresti kasvav inimeste grupp, kelle uskumused on lääne väärtustele vastandlikud. Mingil hetkel tuleb arvete klaarimine. Ta ei eksi. Ja vaata, me ei taha kodusõda, aga me tahaksime, et Inglismaa ja Euroopa oleksid jälle normaalsed kohad. Ja kui sul on kõik need liberaalsed vasakpoolsed inimesed, kes jõuavad ajakirja The Economist tippkohtadele, sest nad on uskumatult haritud ja hästi seotud. Nemad ei ole need inimesed. Nemad ei ole need, kes praegu muretsevad. Muidugi mitte. Need on vaesed inimesed. Need on erinevate kogukondade inimesed, keda on kõrvale jäetud. Kui sa arvad, rikkad eliidi majandusteadlased ei ela nendes linnades, kus tegutsevad tüdrukuid seksuaalselt ära kasutavad jõugud. Sa oled rumal. Aga see, et ta tahab esitada Inglismaa lugu nii, et kuritegevus väheneb, räägi päris inimestega Inglismaal. Kuula, mida neil on öelda nende arreteerimiste kohta, kui nad on midagi öelnud tüdrukuid seksuaalselt ära kasutavate jõukude kohta, kartes oma tütarde pärast, kes välja lähevad. Ma mõtlen, et on sadu ja sadu videoid, aga muidugi on sul need eliidid, kes ütlevad ei, meil on väga mugav oma autojuhtide ja turvameestega. Ja ma arvan, et isegi kui Elon Musk on praeguseks triljonär, näeb ta sellest läbi. Ta näeb sellest läbi. Ja see ongi see, mis inimestele tema juures meeldib. Kuigi temas on midagi väga ebatavalist, on temas samas ka midagi väga tavalist. Ta tõesti hoolib tavalistest inimestest. Ja ausalt öeldes on see üsna värskendav. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.